Hommik räägib aga nüüd raamatutest, täpsemalt reisiraamatutest ja Sandri käes on selle aasta Eesti kõige populaarsem või kõige parem reisiraamat. See on siis raamat pealkirjaga Minu Tai ja selle autor on meil ka stuudios Rene. Tere hommikust! Tere hommikust! Praegu on öö, mitte hommik. Kuidas te nii head välja näete? Ma ei saa aru. Ma ei mäleta praegu, mis mu nimigi on. Ma arvasin, et kirjanikud ongi äkki sellised hommikuinimesed, ärkavad hommikul vara üles. Ei, jumala pärast ei. Pigem õhtul öösel, jah? Pigem õhtul öösel, jah. Teid ma olen ka näinud mõnikord, siis kui ma ei ole öö läbi maganud näiteks, et siis ma vaatan, kuidas need värsked on ja siis ma lähen paariks tunniks magama. Aga see raamat Minu Tai, millises settingus te selle kirja panite? No see on tegelikult, mina ütleks, et see raamatu pealkiri on Turistist sirgub inimene pigem kui Minu Tai, et ma kirjutasin raamatu endast, ma tahtsin kirjutada hästi palju endast, hästi ausalt ja siis ta kuidagi muutus nagu, et sinna pidi mingi raami panema ja siis ma mõtlesin, et ma panen kirja, et ma olen palju reisiraamatuid kirjutanud, reisijutte ja et ma kirjutan nagu enda võib-olla praeguseks viimase reisiraamatu, nii et see on raamat minust, palju asju jäi välja, kuna minu seerial on nagu teatud formaat, mis pole üldse halb, et ma oleks veel rohkem tahtnud inimesi dramatiseerida. Tegelikult see raamat minust Tai võtmes umbes 22 aasta lõikes. Kui oluline see sinu enda jaoks on? Sest ma näen, et sul on kaelas ka üks ma täpselt ennem see peale. Kunagi, see on Hanuman, jah, see on esimene kord, kui ma Taist käisin, siis ma arvasin 10 aastat, et see on Buda. Nüüd ma lihtsalt, mul on Sri Lankal osutati, et see ei olegi Buda, et see lihtsalt demonstreerib minu enda lollust, et ma olen selle jätnud endale mälestuseks, et ei tohi loll olla. Selgitame natukene ikkagi tausta. Miks sa läksid Taisse? Taisse ma läksin SARS-i ajal kunagi, lihtsalt sain piletid, et inimesed ei julgenud minna, arvati, et midagi juhtub ja siis ma polnud kunagi käinud Kagu-Aasias ja ma lihtsalt sain odavalt pileti ja läksin vaatama. See on otseses mõttes, et lennukis siis ei olnud ju kuskilt telefonist midagi vaadata, et mis asi see on. Ja ta jättiski nagu selle, igaveseks üks mõnusa mulje. Aga kuidas sa seal elasid või kuidas nägi välja see nii-öelda kulgemine ja inimeseks saamine sinu jaoks? No see inimeseks saamine võib-olla on, see käib isegi mitte Tai kohta, nagu teiste maade kohta ka, kus ma rohkem olen olnud, et sa alguses teed hästi palju rumalusi. Ja näiteks mida siis, mis rumalusi? Sõidad elevantidega näiteks, keda piinatakse ja pekstakse, sa oled hästi uhke turist ja tunned, et midagi on väga valesti. Ja selle raamatus on nagu palju sellised asju, et ei tohi ennast esimene õhtu Bangkokis täiesti täis juua kell 2 öösel näiteks, väga soovitan. Aga miks ei tohi? Lugege raamatust. Võib juhtuda, nagu see on üks lugu seal, et ma venitasin selle raamatu alguse hästi pikaks, et tuletada meelde lugu, mida ma pole kellelegi rääkinud. Ja Peeter Sauter siis ütles arvustuses, et tema seda ei usu, et kõik on väga hea ja ütles, et kui Rene tuleb ja ütleb mulle, et see on tõsi, et siis ta usub seda. Nii et Peeter Sauter, ma ei tea, kus kaamera on, see on tõsi, päriselt juhtus, et see on täiesti absurdne asi. Aga ma soovitan hoida napsuga natukene tagasi, mida ma enam ei tee. Aga kui sa seal ikkagi olid natukene juba kogenum ja ei käinud enam seal nii-öelda elevandiga sõitmas, siis kuidas sa elasid või millega sa täitsid oma päevi seal? Reisin ringi, et praegu ma olen Go Traveliga, teeme Taisse ja Laosesse reise. Laosesse ma juhin nagu ise inimesed läbi Laose. Läbi selle ma satun pidevalt Taisse, näitan inimestele Bangkoki, et hetkel ma sisustan nagu tööasjus. Nädala aja pärast läheme Pääruojaga filmima sinna, ma ei saa veel rääkida, tuleb super hea teleprojekt. Et ma kogu aeg nagu satun Taisse millegi pärast. Et ma arvan, et jah, et ma olen Bangkokis kindlasti rohkem 100 korda maandunud. Erinevate põhjustena. Kui meid kuulavad mõned inimesed, kes on... Kui meid kuulavad mõned inimesed, ma loodan. Kui kes tahavad minna Taimaale, on plaanid selle võtnud, siis kuidas sinna peaks minema? Mida siis peaks tegema selliselt, et ma ei tea, olla eeskujulik inimene, kodanik? Raamat tuleb läbi lugeda ja lihtsalt... Ei taha avaldada, jah? No see on nagu nii pikad jutud, et eeskujulik, et eks sa lihtsalt ole viisakas ja vaata, et see on nagu nii teistsugune kultuur, et lihtsalt mõtle, et mida sa ei taha, et inimesed teeksid, kui nad Eestisse tulevad. Et väga kerge on nagu Tais. Tailan on nagu siuke vaikne, aga seal on nagu kerge eksida teatud reeglite vastu, et kuningast ei tohi halba rääkida, võid vanglasse minna näiteks. Mina olen harjunud lolle nalju tegema. Sellise asjaga võib minna päriselt Tais vanglasse, teed kuninga kohta lolli nalja. Kuidas keeleoskusega on, kui sa seikled ringi mööda maailma, siis kas sa tugined inglise keelele? Inglise keel ikka ja IT-vahendid, et ma olen üritanud nagu seda laose ja tai keelel on ühine baas, aga et see on nii tonaalne, et mul on eesti keel juba siuke kuuleta, ja seal on nagu see tähendab täiesti erinevad asju, nii et ükskõik kui palju ma harjutan, ma ei saa pihta. Numbrid oskad öelda ja sellist asjaga, et lauseid välja öelda. Minul siukse nasaalse tooniga on väga raske, et ma olen lõpetanud selle. Kas Taimaal on midagi sellist ka, mis sulle ei meeldi? Eks igal pool on, aga ma arvan, et see sõltub tujust. et üldpildis ma ütleks, et ei ole.
aga mul on veel Taid väga palju avastada ka, et küll ma leian sealt midagi. Ma alati leian midagi, mille üle viriseda, aga niimoodi esimese pauguga ma küll ei ütleks midagi sellist väga suurt, et ei saa nagu viriseda. Kui üldisemalt rääkida reisiraamatutest, siis kuidas sinu arvates nende tase on Eestis? Et päris palju või vähemasti tundub, et päris palju neid tehakse ja tundub ka, et inimeste arusaam sellest, milline üks reisiraamat peaks olema, on päris erinev. Jah, no mina olen nagu tuntud reisiraamatute kirjutaja, reisikirjanduse kriitik mõnes mõttes, et ma ise avastan, tavaliselt ma kunagi ei tea, mida ma intervjuus räägin, ma pärast ehmatusega vaatan, et ma olen tihtipeale öelnud, et mulle ei meeldi reisikirjandus, aga tegelikult on väga head reisikirjandust ka olemas. Ma ei hakka jälle nagu autorid eraldi nagu tooma, aga ütleme Krister Kivi ja et inimesed, kes oskavad kirjeldada seda olukorda ja reisikirjanduse võib-olla põhiviga on see, kui üritatakse anda liiga palju informatsiooni, et arvatakse, et tänapäeval, kui meil on kõik Wikipedia, et meil on AI-d, et ma pean kirjutama välja, et kust nurga pealt läheb see buss ja et mis aastal see Buda ehitati. Ja kui inimene hakkab nagu sellist asja tegema, läheb informatsiooniga võib-olla mõnes mõttes liiale, sest minu jaoks muutub see väga igavaks ja lõpuks ebapraktiliseks, sellepärast, et sealt AI-s sa leiad võib-olla hoopis teistsuguse vastuse, kus see buss läheb. Ja jah, reisikirjandus peab olema niisugune hästi emotsionaalne. Ma ei räägi endast, ma ei oska ennast hinnata, aga jah. Millised on sinu plaanid aastaks 2026? Sa mainisid, et sul on mõni reis juba siin väga lähedal tulemas, aga kas sul on terve aasta nii-öelda täidetud? Mul on terve aasta on täidetud, jah, kõigepealt tuleb see filmimine, ühe reisiseriaali filmimine, sest Eestis on nii vähe reisiseriaale, et tuleb neid juurde toota. Siis mul on kavas minna Tai lõunaaladele, kus ei ole üldse turismi, kus on need vahepeal plahvatavad pommid, vahepeal on tore, hästi toredad aladel, ma ei ole kunagi käinud, et sinna tahaks minna. Siis on paar reisi grupiga läbi Laose. Afganistani tahaks jõuda uuesti, Jaapan tuleb ära teha ja midagi oli veel. Nii et parajalt on sellist jooksmist õnneks. Rene Satsi, kas Nuustakul on käidud? Ei, ma ei ole üldse eriti Eestis käinud. Ma olen 18 aastat Iiris elanud ja tavaliselt ma ei ole isegi munalaskmale jõudnud, kuni mu Facebooki profiil ütleb, et ma olen munalaskmalt pärit. See oli 4 aastat tagasi naljakas, ma ei oska seda muuta, aga ma ei ole tegelikult käinud seal. Igal juhul suur aitäh sulle täna hommikusse tulemast ja inimestele, kes siis tunnevad huvi või tahavad teada, et milline siis on Rene Tai, siis seda on võimalik siit. Kui ma tohin veel ühe asja öelda, see on väga naljakas, et kui see raamat tuli välja, siis ma andsin selle minu 92-aastasele üliarmsale naabriprouale, kes ütles, et see on kõige parem raamat üldse ja siis ma käisin Ringvaates. Ma olin ise veel Tais, kusjuures pärast Ringvaate salvestist kohe ja siis vanatädi 92-aastane saatis mulle videosalvestuse, kui ta ütles, et ta ei ole üldse rahul Reikopi tööga seekord. Reikop ei näidanud üldse minu raamatut ja tema on kohe lausa pahane. Nii et tervitused. Igal juhul siin on siis Minu Tai pärjatud värskelt parima reisiraamatu tiitliga.